Tere tulemast kuulama vaatama saadet Meistritöökojas ja täna on meil erisaade ja minuga on siin üks eriline külaline. Suur rõõm sind tervitada. Tere tulemast saatesse Vaido Valmik. Ma tänan, aga ma ei saa aru küll, miks sa siia kutsusid täna. Ei, meil on tegelikult täitunud täna üks verstapost ja see on 103. saade ja see on eriline saade. Kas sa, Vaido, oskad arvata, miks see 103 on eriline saade? Ma arvan, et me oleme teinud 100 mehega saateid, sinna liidame esimesed meie vastastikku tehtud saated ja nüüd on 103. Ehk 100 meest on täis. Just. Me oleme jõudnud sinna paika, et 100 meest on käinud meil siin stuudios. Meie juures jaganud oma lugu, igasugu põnevaid asju on tulnud esile selle kõige kaudu. Aga teate, tegelikult see, mis siin nagu sünnib, see ei ole kuidagi iseenesest mõistetav. Mis läheb selle saate tegemiseks vaja? No selle saate tegemiseks läheb esiteks vaja mehi, kes on nõus jagama seda lugu. Ehk me kogu aeg ütleme ju seda, et see ei ole persoonisaade, see ei ole autorisaade, see on Jumala lugude saade mehe elus. Amen. Ja me õpime tundma meest natukene, et aru saada sellest Jumala loost tema elus. Ehk mehi läheb vaja, aga läheb vaja väga suurt stuudiopersonali. Ma pakun, et umbes 10+ inimest on tegelikult taustal, kes kogu aeg siin töötavad. Me näeme ka kaadrid natukesid, taguseid kaadrid, öelda. Ehk tegelikult väga palju. Seepärast, et siuksed asjad lihtsalt ei juhtu iseenesest. Meile on antud formaat ette, me oleme kokku leppinud tiimiga, kuidas me seda näeme, et see võiks olla. Nüüd me oleme, 100 meestit läbi käitanud, vaadanud. Ja nüüd on natuke nagu selline koht, kus me tahaks reflekteerida. Vaadata korraks tagasi, vaadata seda, et kas see, mis me teeme, ma ei tea, on sellest üldse tolku midagi, on see vajalik, Vaido? Oled sa kuulnud, et see kellelgi oleks kasu toonud? Ma kohe vastan sulle, mul on ennem tegelikult sulle väike üllatus. No nii. Ma kutsusin sulle üllatuskülalise. Meil vahel käivad saates üllatuskülalised. Jälle sa oled mingi pulli kokku. Midagi peab tegema, Karl, et igav ei hakka. Kirsika Kungur, ole hea. Tootmisassistent, juhi abi TV7. No muidu. Oled Kirsika teine naine, kes on meeste saates. Esimene oli armsusõbra Irgo ema ja sa oled teine. Jah. Küsi Kirsikalt, mis tema arvab? Oi, aitäh sulle. Sind hakatakse puuderdama. Vaadake, täpselt niimoodi need asjad siin sünnivadki. Lihtsalt teile teadmiseks, et see valgus, mis siin on, et tihti meil hakkavad igasugused asjad natuke nagu helkima siin ees. Aga Kirsika on meil abis ja ta on üks erilisi tiimi liikmeid siin mitmetest teistest. Kaamerate taga on siin rahvas ja stuudios on rahvas, aga kes meil praktilise poole pealt väga palju aitab. Üks asi on see, et tuuakse kohvi, et me üldse peaksime vastu, sest et praktilise poole pealt me teeme päris mitu saadet siin ühe päeva jooksul. Kirsika, ühe naise perspektiivist ja tegelikult ka tiimi liikme perspektiivist. Miks on üldse oluline, et me TV7-s teeme sellist saadet nagu Meistritöökojas? Minu meelest see saade, kõigepealt üldse see mõte on hullult lahe, et mehed päriselt jagavad oma elusid ja see on siuke läbipaistav, võib-olla tihtipeale mehed on kinnisemad väga tihti, aga et on siukene ruum, kus mehed nagu jagavad päris asju ja siis, et teised mehed saavad ka kuulda nagu võib-olla mehe rollist või nendest raskustest ja saada julgustatud nendest lugudest, sest nii paljud mehed on erinevatest asjadest läbi läinud, mis võivad kõnetada ühte ja teist. Et see on kindlasti nagu meestele hea vaatamine, aga samal ajal ka kindlasti naised, et naistel on juba huvitav vaadata ja hullult nagu põnev ka nagu kuulda päris lugusid ja saada nagu võib-olla kui äkki mõni vallaline naine satub kuulama, siis on ka veel eriti tore, et võib-olla nagu näha seda, et kuidas mees nagu võiks mõelda või kuidas ta võiks nendest asjadest läbi minna või kuidas olla võib-olla talle toeks selle teekonnal, et see võib ka siis olla juba abielu naiste teema, eks ole? Absoluutselt, ja me teame, sa oled meil, eks ole, väga sellel lainel praegu. Kirsika meil siis tegelikult äsja kihlund, maikuus meil abiellu, palju õnne sulle. Ja sinu härra käis täna mul saates külaliseks. Kas oli siuke uhke tunne teda kuulda ja vaadata ka? Ikka, nagu on ju rõõm kuulda päris lugu ja näha, kuidas Jumal tegutseb.
Absoluutselt, väga lahe. Vaido, saad sa lisada veel midagi siia? Ma arvan, et me peame Kirsika laskma oma tööde tegemiste juurde vist. Et aitäh sulle, Kirsika, aitäh sulle kohvide eest. Me tuleme hommiku stuudiosse, võilevad on valmis, kohvi, see on nii armas. Ja kogu tiimile, sinu kaudu anname kogu sellele meeskonnale suure tänu. Aitäh. Absoluutselt. Aitäh, Kirs. Väga hea. Tead, Karl, mul on jube hea meel. Praegu tuli see välja, jube hea meel, ei kõla küll eesti keeles hästi. Aga? Meil on olnud salamõte, et tegelikult me jagame meeste lugusid ja tegelikult me oleme tahtnud, et naised saaks teada, et mis inimese loomad need mehed on. Tuli välja, et kes me siuksed oleme? Ongi läinud nagu käima. No, tundub, et naistele läheb peale. Et vähemalt on mehi, kes lõpuks ennast avavad ka. Seda me ütlesime tegelikult ka esimestes saadetes, kus me olime, et kui mees sul kodus ei räägi, saada meie juurde. Meie muugime lahti ja vaatame, mis lugu tal esile tuleb. Ja tegelikult sa oled küsinud seda küsimust mõnelt mehelt ka, et kuule, tuled saatesse, et päris siuke raske teema, aga mis sealt selgund on? Vähemalt 2 meest, kes mulle praegu meenuvad, kes on tulnud rääkinud väga raske teema oma elust. Ma olen igaks juhuks küsinud pärast, et kas su naine kodus ikka teab, et sa oled nii raskest hetkest läbi läinud? Loogiline oleks, kui ta tuleb saatesse, kuule, lindistama siukest 2 meest on öelnud, et naine ei tea. Ta ei ole kunagi kodus rääkinud, jumal on puudutanud, ta on sellest välja tulnud, aga ta naine kodus ei tea. Siis ma ütlesin, et ole kena, räägi ennem, kui sa saada eetrisse tuleb. Parem oleks. Parem oleks. Aga miks sa teed üldse neid saateid? See on hea küsimus. Ma kohe põrgatan selle palli sulle tagasi ka. Sinul on roll selles, et ma olen täna siin. Ja tegelikult, eks ole, ma olin oma elus kohas, täna, eks ma olen paar aastat juba teinud seda. Ja ma olin oma elus sükses kohas, et mul ei olnud teenimisvaldkonda. Et ma olin kogudusest, mitte eemal, aga ühesõnaga ma olin sükses nagu kohas, et mis ma nüüd nagu peale hakkan ja kas vahetan kogudust või liigun kuskile, aga mul ei olnud kohta, kus ma saaks teenida. Ma küsisin Jumalalt, et tead, ma tahaks lihtsalt õudselt olla kuskil kasuks. Ma tahaks, et sa kasutaksid mind, Jumal, et ma saaks teenida sind, Jumal. Ja ma arvan, et siis mõni päev hiljem võib-olla helises mulle telefon, Vaido Palmik. See on halloo, ma kuskil objektil veel. See on halloo ja siis sealt tuli kutse ja tuli teema üles, et kuule, et ma tahaks tegelikult rääkida süüksel teemal, et kas sa oleks nõus minuga koos tulema saatejuhiks. Tahame TV7 alustada süükest asja, sulle enda oli südamele tulnud, tegelikult TV7 tiimil oli pikalt olnud südamel see, et oleks meeste saade, kus mehed räägivad oma eludest. Aga miks sina siin oled? Mul oli see sama asi tegelikult. Alguses mõtlesin, kui Helina või kellegi poolt stuudiost tuli see ettepanek, mõtlesin, et huvitav, et miks mulle. See on alati, et miks mina, et jumal, et kas on nagu paremaid variante ei ole kuskilt saada. No kindlasti on paremaid saada, aga kui jumal pakub ja tiim pakub, siis tuleb vastu võtta ja enda parim teha. Mind inspireerib tegelikult 3 asja. Meeste valikul täna inspireerib mind 3 asja. Üks on see, et saada linti seda kuldvara, kelle õlgadel me tegelikult vaimulikul maastikul seisame. Ja siin meenub mulle kohe väga armas vend Toomas Kivisild. 24. aastas varakevadel, kui me salvestasime järjekordseid saateid ja veel tuleme selle juurde, kuidas me neid saateid salvestame, tuli kuidagi südamesse Toomas kutsuda siia. Ja siis ei olnud, ta tervis oli hästi ja kõik oli tal hästi. Me tegime saate ja saate lõpuks tuli ta vanem poeg siia, ta õnnistas vanemat poega ja täna on ta Jumala juures. Just. Ja hea meel on, et meil on see kuldvara säilinud. Ehk esimene meie raudvarad, need vaimulikud isad, kelle õlgadel me tegelikult seisame. Teine on see, et saada linti neid Jumala sügavaid tegusid, mida Jumal on meeste eludes teinud. Ja 3. on see, et saada kätte neid, kuidas ma ütlen, seda mõnusat Eesti meest, kes toimetab vaikselt oma elu, kes kunagi võib-olla kantslis ei käi, kes kunagi esile ei astu, aga Jumal tegutseb elus. Ja nende üle on eriliselt hea meel. Neid ei ole lihtne saada, sellepärast, et nad ei ole väga jutukad ja esinejad, aga kui sealt tuleb see pärl, mida Jumal igapäev elus teeb, siis selle üle on väga hea meel. Ma arvan, et kogemuslugusid tegelikult on väga palju tulnud esile. Ja minu lähenemine on olnud ka see, et me selles mõttes oleme ka erinevad. See on minust üle kihvt. Absoluutselt, täiesti. Ma arvan, et saatevaataja, sa oled isegi paremini märganud seda, et kuidas meie saatejuhtidena erineme. Aga
see teema, mis mulle läheb nagu tohutult korda, on see, et ma ei ütleks nüüd, et ma olen isekas saatejuht, aga minu jaoks on see, et mu ees on kogemusega mees, kes on käinud kas mingi asja läbi ja tihti ma tunnen, et ma ise olen kõige rohkem kõnetatud selles momendis. Ja täna ka, et nagu me ütlesime, et me natuke räägime sellest, et kuidas üldse me saateid teeme, aga mul on 7 saade täna, mida me salvestame. Ja see on rekord, nii palju saateid päevas pole kunagi ennem tehtud. Meie ei ole teinud, jah. Et selle kõige kõrval, nagu ma tunnen seda erilist privileegi, et ma saan küsida ise neid küsimusi, mis ka mind huvitavad. Selles kõiges, jah, me juhindume vaimust tegelikult, et enne saadet me palvetame, me anname selle kõik Jumala kätte, õnnistust meie külalisele, kes on tulnud ja et lihtsalt vaim juhiks seda vestlust, et mingid olulised asjad peaks tulema esile. Ja mitte kordagi ei ole ma tundnud seda, et vaim jätaks hätta, et mis ma nüüd küsin või kuhu see vestlus nüüd edasi läheb, vaid alati sealt tuleb välja mingisugune eriline lugu, mingi eriline mõte, mis tähendab olla mees, mis tähendab olla isa, mis tähendab olla poeg, kuidas oma suhteid hoida tervena, kuidas üldse sõltuvustest vabaneda. Need on megavinged lood, mis on tulnud siit esile. Ja isegi sellised inimesed, keda sa ei arvaks kunagi, et siuke asi on, siis mitmetest neist on saanud mu väga head sõbrad. Daniel Breret on üks nendest, kelle sina juhtisid mu temaga kokku puhtalt niimoodi meeste hommikul. Mul oli kuule jamavärk, et mul on üks vaba koht nagu saates ja mul pole kedagi võtta. Daniel kõnnib mööda, võta tema. Ja siis nii ta tuli, üle kihvt saade, milline lugu ja kellest on tänaseks saanud mu eriline sõber. Ja, ma räägin sulle ühe loo. Sa rääkisid vaimu juhtimisest. Ja. No, ma pean päris aus olema ja hea sõber Joel Rasmus Remmel, nüüd sa saad ka teada, kuidas sa saates tulid. Mul oli saates üks vaba koht. Võib-olla ütleme siia vahepeale siis nii palju veel saatesse vaba koht tähendab siis seda, et me salvestame saateid 2 korda aastas ja siis me teeme seda niimoodi, et tavaliselt Karl salvestab 2 päeva, 5 meest ühel päeval, 5 meest teisel päeval ja mina 2 päeva, 5 ja 5. Täna sattus siis nii, nagu juba Karl mainis, et täna on teil 7 saade. Aga see on väga erandlik, tavaliselt on 5 ja 5 meest päevas. No sa pingutad 6 ka vahepeal. Ja vahel on 6 ka olnud, jah. Väike tagavara ka. Aga mul oli saates vaba koht ja ma palvetasin Jumala poole, et keda ma peaks sinna kutsuma. Mehi ju jagub tegelikult. Aga Jumal, keda sina tahad juhtida? Ja Joel Rasmus Remmel tuli mulle südamesse. Ma mõtlesin, Jumal, ei. Ta on väga armas vend. Kui me kohtume, meil on tõesti nagu ägedad vestlused, me palju ei kohtu. Ma mõtlesin, ta on noor mees, ta on muusik ja mina siukene lihtne talupoeg. Millest me räägime? Ja ma helistasin, ma jändsin Jumalale järgi, ma helistasin talle. Vaikselt lootsin, et äkki ta ütleb ära. Tõsi ka? No, ma olen aus, ma olen päris aus, sest ma ei teadnud, kuidas ma seda saadet üles ehitan. Tavaliselt ikka tead nagu. Ja ta ei öelnud ära. Ma mõtlesin, Jumal, mis ma nüüd teen? Jama, ütleski ja. Ütleski ja. Ja siis tavaliselt me teeme nii, et me vestleme telefoni, saame kokku ja räägime selle, mis on see mehe lugu, mida me jagame. Ja kui ta selle oma loo esile tõi ja ta ütles, tead Vaide, mul on üks lugu ja mul on nõus seda rääkima. Siis ma sain aru, Jumal, sina tead lugusid, mina ei tea. Ja meil oli millest rääkida. Ja see lugu on puudutanud täna paljusid ja selle loo lühike kokkuvõte ei ole vahet, kus sa täna oled. Kui sa annad oma elu Jumala kätte, siis su elu lugu muutub. Ja see oli selle loo point ja ma usun, et see on paljusid aidanud. Ei pea peitma ära seda, me oleme kõik mingites olukordades. Jumal aitab. Amen. Tegelikult korraks tahaks ise ka vaadata tagasi, et mis teemad meil siin üldse läbi on käinud. Ma ei tea, mis keskkonnast sina kuulad? Mina kuulan YouTube'ist. Mulle meeldib YouTube'ist kuulata. No võt, mina on Spotify mees ja sellepärast ma nagu ütlen ise ka, et tere vaatajad ja kuulajad, sest et seal pilti pole. Just. Aga tegelikult ma usun, et see kaamera sealt võtab ka, et siin on meil ilusti need kõik lood, eks ole, lindis ja on näha, siin on teema, siin on kirjeldus olemas, appi kui lahe on vaadata tagasi, millal need siin on ilusti lisatud ja kes siin kõik on läbi käinud. Aga niimoodi kiiresti nagu meenutades, siis mul on ka nagu paar sellist saadet ikkagi, no neid on tegelikult väga palju, mis on olnud tohutud kõnekad. Et ma arvan, et iga saade on olnud erilaadne. Mul on olnud eriline võimalus teha ka ingliskeelseid saateid.
et minust need on olnud nagu väga kihvtid, kus tuleb välismaalane ja tänu jumala, et saab ka nendega vestelda ja on tulnud erilised lood nagu esile. Aga paar asja, mis tõesti mingid saated, mis on mind eriliselt kõnetanud. Üks, mis juba algusest peale tuli esimesest lindistusajast, oli Siim Veri. Fitness treener, kes oli tegelikult mitte ainult ateist, vaid agnostik ja siuke hingamispraktikatega tegeles ja palju muud, aga kuidas tegelikult Jumal sekkus täiesti radikaalselt sellesse tema uskumustesse ja ilmutas talle ennast. Ja täna nagu kui kihvt mees ta on, ma mäletan, läks ise nii tuld täis seal nagu saates. Paar sellist tüüpi on veel, kellega täiesti siuke non-stop nupp on lihtsalt, et võiks panna julgelt edasi. Siin on meil kella ka näha, mis meil siin jookseb, nagu meil on ka praegu siin 12.40 veel kellal, eks ole, et saade ära teha. Aga Josh Viinalas oli üks selline, kus ma tundsin, et mina küll seda saadet ei juhi praegu, et see on külaline, kes lihtsalt oma nagu karakteriga võtab selle üle, aga tegelikult, mis erilised lood sealt tuli välja. Üks eriline koht veel, kus mina tundsin, et ma nagu lihtsalt ei suuda, nagu et see oli nii kuidagi läks hinge, ma arvan, et see oli Karl Tõnne saade, mu hea sõber, kes rääkis depressioonist. Ja see on üks teema ka, mis me on siin paarist saatest läbi käinud tegelikult. Ja ma mäletan, et ma lihtsalt olin seal ja võib-olla isegi kaader sellest meil veel kuskil, et kus ma lihtsalt hakkasin nutma nagu ja pisarad voolasid ja siis ei suuda midagi teha. Et see vaimu nagu kohalolek vahepeal on nii meeletult nagu tugev siin stuudios, et see on nagu täiesti mega eriline. Kuidas sul nende lugudega? Sa räägid kõnekatest lugudest. Mul tuli saatekülaline, keda ma ise väga ei teadnud, keegi soovitas, eks. Ma nime ei ütle, pärast pead ise üles otsima selle. Ja ta saadab pildid ja videod mulle ennem, eks. Ja ma vaatan, et ta teeb langevõrre hüpped ja ilmselgelt on need Kihnus. Sellepärast, et ma olen elus ühe langevõrre hüppe teinud ja see oli Kihnus ja ma tundsin selle koha ära. Ja siis ma ütlen, et talle eelneva vestluse käigus, et ma olen ka ühe langevõrre hüppe teinud ja seda filmiti. Ja ta saada see film mulle. Tuli välja, et ta on langevarju treener, instruktor. Ja ma olen tandem hüppe teinud ja saadan selle filmi talle ja siis ta ütleb, kuule, stopp. Seal lennukis oli 8 meest. Ja. Aga see, kes ennem sind välja hüppab, see olen ju mina. Päriselt ka, jah. Kogu suure Eesti peale, järgu korraga, mees, keda ma tegelikult ei tea, ei tunne. Me oleme olnud ühes lennukis ja 8 kesiselt koos nagu välja hüpanud ja võib-olla hea televaataja näeb seda klippi ka nüüd siin veel. Nii et sellised huvitavad lood ja mul tegelikult veel üks lugu, mida pole ka veel vist eriti kuskil rääkinud, et see oli esimeste salvestuste aeg. Päev ennem mul on üks tagumine hammas oli tiftiga, pandud nagu kruviga kinni ja üllatus, eelmisel päeval läks hammas lahti. Ja niimoodi lahti, et ta käib lihtsalt ringi siin selle kruvi otsas. Hea kuulad vahepeal. Nii kui ma rääkima hakkasin, käis kõll siin. Mõtlesin, mis asja ma teen. No hommikul on salvestused, midagi teha pole. Aga mul oli kunagi elus olnud juhus. Tänaseks Jumala juures olnud mees, Gordon Van Velen, ööbis meil. Läksime Viljandisse, tunnustas hambapasta ja hambaharja koju. Ütleb mulle niimoodi, et mine käi poest too mul üks hambahari ja hambapasta. No mõtlesin, et üheks korraks vaja, võtsin kõige väiksem hambapasta tuubi. Kui mees tagasi tuli, ütles, et ole hea mees, et ära mulle teinekord proteesiliimi osta. Ma olin pasta pähe ostnud talle proteesiliimi. Sellepärast ma teadsin, et siuke asi on olemas üldse. Ma arvan, et muidu ma poleks vist teadnud ka sellest midagi. Siis ma läksin hommiku Selverisse ja ütlesin müüjale, et anna mulle kõige tugevam proteesiliim, mis sul on. Ta vaatas mind väheke imelikult küll, aga selle ma sain, liimisin oma teise hamba külge, tegin mõned saated ära ja siis ma sain juba hambaarstile ja tegi järjest kruvi kinni. Nii et siuksi lugusi on ka tegemise juures ette tulnud. Ja. Siin on nagu erilisi asju ja tead, ainult ei ole siuksed praktilised asjad, mis võivad häirivaks olla, vaid on ka vaimseid rünnakuid olnud, mida me mõlemad tegelikult oleme kogenud. Ja minul näiteks isiklikult on nagu see asi, et nädal enne hakkab mul mingi jant pihta. Mingid asjad lähevad viltu, mingid teemad lihtsalt üldse nagu ei jookse kokku, kuidagi mingi vastutöö hakkab pihta ja ise tunnen nagu rusutuna ennast ja väga keeruline. Ja siis mõtlen iga kord, et see on viimane kord, kui ma neid saateid teen, et mul on siuke stress ja ma ei suuda, et need 2 päeva, mis ma seal pean lihtsalt järjest kütma, et meil kava on tihe. Et jõuda selle nagu 6-7 tunni jooksul need kõik, eks ole, sisse salvestatud. Siis mõtled ka, et okei, no ma ei saa kedagi alt vedada, et haigeks nagu ei jää ja ei ütle ka nagu midagi halba, et aga tunne on nagu kehv.
et siis on nagu tõesti need murdepunktid olnud, kus palvetugi on üks asi, mis on meid toonud läbi, kus me tiimiga sinna alati hommikul palvetame koos, anname selle üldse tehnika, kõik anname Jumala kätte ja olgu juhitud see päev Jumalast ja eile just oli mul see koht, kus mul oli raske päev ja ma kuidagi ei saanud lahti sellest tundest ja ma helistasin sulle, ütlesin, kuule, Vaits, mis me teeme, ma ei tea nagu. Et mul on homme terve päev 7 saadet on ju, et kuidas ma üldse jõuan nagu sinna. Aga alati Jumal vastab mingil huvitaval viisil. Ma tulin sinu juurde, me palvetasime koos, õnnistasime seda aega ja jagasime lihtsalt ja suke rõõm tuli nagu sisse. Ja täna ka, nagu ma tean, alati on see, et hull nagu jant eelneb sellele, kui need saated teha, sa teed need saated ära ja sa oled nagu nii täidetud sellest kõigest. Mine pekki, nii vinge, et kujutage nüüd ette, et te vaatate järjest nii-öelda siis 5 seda saadet, mis meil siin nagu on. Et põhimõtteliselt see on meie nagu selle 2 päeva, kus me 10 tükki teeme. Üks päev 5 tavaliselt, teine päev 5, ja täna sa lõpetad 7. saadet. No ma lõpetan 7. jah. Ma viimane kord lõpetasin, siis ma läksin koju, ütlesin abikaasale, et ma olen täiesti tühjaks pigistatud sidrun, aga ma olen õnnelik sidrun. Amen, amen. Et see on nagu tõsi, et vaimse, või see füüsiliselt ta on koorma, eks ole, vaimselt ka. Aga tegelikult see on nii suur õnnistus, saame osa. Me oleme vaimses sõjas ja need on ju meeste lood, Jumala lood meeste eludes. See on ju puhas evangeelium tegelikult. Ja see muudab elusid ja ilmselgelt selle vastu käib sõda. Ja seda me oleme teadvustanud ja inimesed ka palvetavad meie eest ja me oleme tõesti teile kõigile tänulikud, kes te meie eest palvetate. Absoluutselt, amen. Ja Karl, mis edasi saab? Räägime 100. saatest. Lähme koju või? Pakime pillid kokku ja paneme kokku. Ei, mina ei tea. Jumal teab, mis... Aga küsime televaataja käest. Mis te ütlete? Mis te ise arvate? Kas peaks saateid jätkama? Kirjutage palun tagasiside@tv7.ee. Tagasiside@tv7.ee. Ega Eesti oludes väga harva saab tagasisidet, aga ma räägin Varlugu. Sulle, Karl, ka. Oli meie koguduses üks uus naisterahvas oli seal, ma ei tundnud teda, ma läksin temaga vestlema ja ta ütleb, et ma tean sind. Kust siis nagu või me ei ole kohtunud nagu, ma ei tea tõesti. Ta ütles, et ma olen, keegi soovitas ja ma olen kõik saated järjest ära vaadanud. Neid oli sellel hetkel 97 tükki üleval. Ühel pühapäeval just mõni päev tagasi olin Tartus ja üks naisterahvas ootas, vanem naisterahvas ootas pikalt, et jutt rääkida. Ütles, olge õnnistatud. Ma vaatan neid saateid. Aga öelge, head televaatajad ka, mis teie arvate ja mis on need teemad, mis teid huvitaks? Me oleme valmis jätkama meeste lugudega, jagama seda, mida Jeesus inimeste eludes teeb. Ma arvan, et see on hästi hea üleskutse, sest et ma arvan, et mõni vaataja, kuulaja teab isegi paremini, mis teemad meil kõik on läbi käid kui meie ise. Et siin nagu on tihti asju, mis võib-olla tulevad esile nagu eriliselt. Mitmed, mis me usume, et on tulnud esile just täpselt sellel ajal, kui see on vaja. Aga tõepoolest, et kui on mingid teemasi, mida me ei ole jõudnud veel üle käia, siis ole nii hea ja kirjuta sellest meile, et me teaksime, keda otsida. Ja kui sa tead veel soovitada kedagi, kes just selle teemaga võiks olla seotud ja julgelt võiks oma lugu jagada, võib-olla oled sa sina ise, siis palun, ole nii hea, anna meile teada. Aga Vaido, üks küsimus on küll selles mõttes veel, et mis maastikul me üldse täna Eestis elame? Me oleme kuulnud prohvetlika sõnu Eesti kohta, me teame, et siin on toimumas midagi, aga mis on sellised teemad, mis sina tunned on täna nagu üleval ja relevantsed üldse? Ma arvan, et me elame vaimulikus maastikul sellist aega, mis on aeg ennem ühte suurt ärkamise lainet. Ma usun seda. Ma arvan, et me usk vahel selles osas lööb kõikuma, aga see viimasel ajal on kuidagi see üles õhutatud. Ma usun, et on tulemas üks väga suur laine. Ja iga kord, kui ma ka neid saateid salvestan, ma mõtlen nagu selle mõttega, et need teevad üles ja kui uued inimesed tulevad, nii nagu see lugu, mida ma sinuga jagasin. Nad on nii näljased. Nad neelavad kõik kvaliteetse kristliku materjali. Nad neelavad selle järjest alla. Ja see on üks, mis mind inspireerib seda tegema, sinna panustama, sinna salvestama ja väljapool ka erinevaid lugusid salvestama ja sinna panustama. Kuidas sina tunned? Mitte ainult ärevusest, millest me oleme rääkinud, mitte ainult depressioonist, mitte ka ainult pornograafiast, nii nagu meil on tulnud välja. Kuule, mõni aasta tagasi poleks keegi arvanud, et siuke asi üldse tuleb avalikult teemaks.
ja meil on juba täna tehtud 3-4 saadet, mitmed veel, kus see teema on üldse läbi käinud. Et mulle meeldib õudselt see, et need tabuasjad on tulnud päevavalgele ja ma arvan, et see on ka märk sellest, et midagi suurt on toimumas. Aitäh, Karl, sulle, et sa oled see mees, kes sa oled. Ja nüüd on meie suur eesõigus saate lõpus. Me südames täname kõiki neid mehi, kes on olnud valmis oma lugusid jagama. Olge südames tänatud, olge õnnistatud. Ja ma palun, et sa, Karl, õnnistaksid neid mehi, kes on jaganud oma lugu, et Jumal neid varjeks, sest nad on asetanud oma loo justkui nagu kuradi sihtmärgiks tegelikult. Ja me oleme seda näinud tegelikult, et see on häirinud kurja ja neid on rünnatud ka vaimses plaanis palju, aga palume neile kaitset ja palume kaitset ka nendele meestele, kes tulevad oma lugu jagama. Ja. Me tahame uskuda seda, et see jätkub siin, see, mida me teeme. Aitäh sulle, Vaido, samamoodi, et sa oled olnud ustav selles ja et oled kaasanud mind kogu tiimile. Me tõesti müts maha, me oleme tänulikud, et me saame seda teha. Aga ühinege meiega palves ja tõepoolest palves, nii nagu Vaido ütles, esiteks tänupalves, mida me tahame eriliselt tõsta täna esile, aga tegelikult ka õnnistuse ja kaitse palves. Issand, me täname sind, me tõstame kõrgeks sinu nime Jeesus. Ja me oleme nii tänulikud iga mehe eest, kes on siin saates käinud. Issand, saada oma võimsad inglid hoidma ja varjama, issand, neid seal, kus nemad on praegu selles momendis, issand. Võib-olla mõned võitlused on tulnud tagasi, millest nad on rääkinud, issand. Kuri on kaval, aga issand, sina oled üle kõige ja me täname sind, et me saame Jeesuse Kristuse veres paluda neile kaitset, issand, ja tänus tulla sinu ette, issand, et meeste lood on tulnud esile, et erilised sündmused on võtmas aset Eestimaal, meie kallil Maarja maar, issand, me täname sind ja me tõesti, me tahame meestena öelda sulle, et meist oleneb siin, issand, väga vähe, aga me oleme nõus, Jeesus, olema sinu käepikendused siin. Issand, me oleme nõus olema need mehed oma perede keskel. Issand, vaimulikud juhid oma perede keskel, nagu ma nii paljude meeste suudest oleme kuulnud. Ja issand, et me võtaksime eeskujuga nendest, kes siin jagavad, issand, oma lugu. Ja issand, nii nagu igalt poolt kostub seda, et sinu nimi on üle kõigi nimede ja issand, ei ole ühtki asja, mis oleks sulle võimatu. Ei tervenemised, ei sõltuvused, issand, kõik on sinu kätes. Issand, me tõstame sinu kätte ka meie tuleviku, issand, selle saate tuleviku, issand, iga külalise, kes siia peab tulema, issand, saagu siia tuldud. Jeesuse nimel ma õnnistan, issand, iga ühte, kes avab oma elu. Ja issand, mitte selle jaoks, et olla rünnaku all või rusutud, vaid vastupidi, et olla julgustuseks, issand, ja valguseks, issand, siin riigis, siin maal, meie rahva ja meie meeste ja perede keskel, issand. Ma õnnistan, issand, üle kõige. Kaitsega meid, kaitse, issand, meie meeskonda. Issand, see on au ja privileeg. Seista täna siin, teenida sind. Ja meie palve on see, et issand, vähem meid ja rohkem sind. Me ei ole siin enda kasu või oma au üles tõstmas. Aga issand, et sinu nimi oleks üle kõigi nimede. Jeesuse Kristuse nimel ma palun seda. Amen. Ja Eesti mees, kui sa meid kuulad ja sul on jagada lugu, mida Jeesus on sinu elus teinud, siis kirjuta meile tagasiside@tv7.ee ja me kutsume sind jagama ka teistele seda lugu. Just. Ja me oleme tänulikud, et te olete ustavalt meiega. Julgustame ka teid jagama meie saateid, jagama seda sõnumit edasi. Just. Kui teil on tõesti ka kõnetusi olnud või te teate inimesi, kellel võib-olla on muresid nende teemadega, mida me oleme siin käsitlenud, siis meil on materjali juba päris palju, nagu te olete kuulnud, ja tuleb veel juurde. Nii et olge ustavalt veel jätkuvalt meiega, me oleme tänulikud teile. Ja tõesti, Jumal õnnistagu teid, jõudu ja jaksu edasiseks. Aitäh! Näeme juba järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.